Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 7. töönädala neljapäevast istungit. Ja head ametikaaslased, meil on antud suur varandus, meie kaunis emakeel. Lubage meile kõigile soovida selle ilusa keele väärikat kasutamist ja ilusat tänast emakeelepäeva teile ja meile. Läheme teadete juurde. Enne seda aga palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad anda üle eelnõusid või arupärimisi. Neeme Suur, palun. Head kolleegid, käesoleva aasta 26. veebruaril andis justiitsminister Riigikogule ülevaate Riigikogu otsuse kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018 täitmise kohta aastal 2012. Kriminaalpoliitika arengusuunad, mille Riigikogu oma otsusega kinnitas, on põhjalik dokument, mis sisaldab päris palju konkreetseid ülesandeid Vabariigi Valitsusele, ministeeriumidele ja kohalikele omavalitsustele. Justiitsministri poolt koostatud ülevaates paraku leidsid äramärkimist vaid vähesed neist. Vabariigi Valitsus ei tohiks suhtuda leigelt või pealiskaudselt Riigikogu poolt antud ülesannete täitmisesse. Ammugi ei tohiks Eesti riik suhtuda leigelt või pealiskaudselt kuritegevuse ennetamisse. Ennetamine teadagi on oluliselt tõhusam tegevus kui tagajärgedega võitlemine. Sotsiaaldemokraadid peavad siiski kuritegevuse ennetamist oluliseks ja tahaksid kuulda ülevaadet ka käsitlemata jäänud küsimuste osas. Seega koondasime teemad, mida justiitsminister oma ülevaates ei puudutanud, ja käesolevaga esitame justiitsministrile 17 küsimust seoses kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimisega. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise. Liigume edasi nüüd teadete juurde. Riigikogu esimees edastas Riigikogu liikmete arupärimise justiitsminister Hanno Pevkurile. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 79 Riigikogu liiget, puudub 22. Ja asume nüüd tänase päevakorra juurde. Esimeseks päevakorrapunktiks on Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 365 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei ava, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 365.
Palun teil võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 73 Riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 365 seadusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu 364 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei ava, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu 364. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 64, vastu 2 ja erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu 364 seadusena vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 366 teine lugemine. Ja ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks väliskomisjoni liige Andres Sepp. Palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, head kolleegid. Vabariigi Valitsuse välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 366 esimene lugemine lõpetati siin saalis 27. veebruaril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 7. märts. Nimetatud tähtajaks... Hea ettekandja, ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased, saalis on väga suur lärm. Ma palun austame ettekandjat, austame neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad kuulata. Aitäh. Aitäh. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 7. märts ja nimetatud tähtajaks Riigikogu liikmed, komisjonid ja fraktsioonid eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud. Väliskomisjon arutas eelnõu oma 11. märtsi istungil, kus algataja esindajana osales komisjoni istungil Välisministeeriumi juriidilise osakonna rahvusvahelise õiguse büroo vanemjurist Mare Tropp. Komisjon otsustas algataja ettepanekul esitada eelnõu teiseks lugemiseks 2 muudatusettepanekut, millega täpsustatakse seaduse tekstis kasutatavaid terminoloogilisi mõisteid, kus
Eelnõu algtekstis kasutatava sõnastuse vabastatakse teenistusest ning töölepingu ülesütlemisel asemel kasutatakse terminoloogiliselt sobivamat sõnastust, milleks on tööleping lõpeb. Ja põhjendusena komisjonis toodi ka välja asjaolu, et töösuhe võib ju lõppeda ka muudel juhtudel. Selle arutelu järel tegi komisjon järgmised menetluslikud otsused. Otsused sündisid konsensuslikult. Punkt 1, teha Riigikogu täiskogu eelnõu teine lugemine lõpetada ja määrata eelkõnelejaks teie ees seisvat. Punktis 2, juhul kui eelnõu 366 teine lugemine lõpetatakse, teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu 366 Riigikogu täiskogu teisipäeva 19. märtsi päevakorda kolmandale lugemisele ja eelnõu seadusele vastu võtta. Aitäh! Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole, ma tänan ettekandjat, aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ava ja asume nüüd eelnõu 366 muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. On laekunud 2 muudatusettepanekut, mõlemad juhtivkomisjoni poolt. Esimene, teine muudatusettepanek. Sellega oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja 3. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on meil tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu teie töös. Aitäh teile!